Tere! Siin Kalevi ujulas toimub hetkel väga tavaline tegevus, inimesed ujuvad. Aga hetke pärast üks inglise neiu ja noormees korraldavad siin veealuse kontserti. It's kind of abstract music. It's kind of a variety, like a sound collage of like various musics and frequencies and recordings and sound effects. Väga lahe, hästi lahedad helid on. Ja siuke kristall oleks. Ja siuke jõulumuusika ju vahepeal. Ja kui peavee alla, see on juba lahe. It's a really simple setup, basically just like computer running a couple of softwares and a mixer. One's going underwater, one's over water. This is just like a little circuit board box which is affected by light with oscillators, so it makes really strange sounds, and it's kind of abstract electronic kind of music which we'll layer on top of the mix. On hoopis teised helid kui veepinnal ja nagu ma ei tea, see veealune blokib nagu kõik selle ära, mis on veepinnal, et see on nagu hästi teistmoodi ja hästi äge. See on nagu täiesti omas maailmas, oleks ilgelt äge nagu. Kui ma olen vee all, siis nagu keegi hingaks su kõrval või midagi siukest, hästi tugevasti hingab nagu, hullult lahe. Vahepeal tulevad nagu mingid, ma ei tea, nagu siuksed nagu mingid külmad joad või ma ei tea, siuke imelik. Each pool sounds very different, and it's all a case of installing underwater speakers which vibrate through the water, and that's what you feel through your body and through the bones of your body. So you hear it through your body, not just through your ears. See on hästi ilus, nagu mis siin vee all on, nagu vaalad laulaksid niimoodi. See hästi äge. See pealtnäha maha jäetud käik siin Tallinna südalinnas Rotermanni kvartalis jätab paljud külmaks. Aga üks grupp inimesi tahab siia luua mälestusmärgi, sest just siin filmis režissöör Andrei Tarkovski oma meistriteose Stalker. Ja täna taas esitatakse sellest filmist üks stseen. Tarkovski pööras väga tõsist tähelepanu absoluutselt igale kaadrile, ka ütleme näiliselt kõige tühisem action kaader, nagu see siin on lavastatud geniaalselt, imekaunilt. See on filmi kunsti tippsaavutus, mis see kaader endast kujutab. Stalker, scena. Okei. Шутки не делать, пожалуйста. Это очень серьезный фильм. Да он вечный такой. See on suhteliselt filmi algusest, see mingi 15 või 20 minut peale algust, kus nad hakkavad sisenema tsooni. Kui tõetruu see siin täna oli? Küllaltki lähedane välja arvatud esmalt nüüd muidugi see, et näitlejad on meil Tallinna lavakunsti õpilased, nad ei näe nüüd nii, kuidas öelda, küpsed välja kui kirjanik ja teadlane selles filmis, aga Stalker oli küll minu arvates päris ehe, väga Stalkeri näoga. Seda ütleme nagu esiteks. Siis teiseks, väikesed nüansid, selle auto uks ei jää lahti millegi pärast. Kaadris on, uks peab lahti olema. Aga valgused on täiesti autentsed, koht kui niisugune, see on säilitatud täiesti autentsena. He really picked the right places to make the right shots there, and it's perfect that someone had the idea actually to make something out of this place. And now it gets to the conscience of the public that here was made one of the greatest movies. Stalkeriga on mul täitsa isiklikud peaaegu suhted selle võtmise ajast. Ma olin siis Kunstiakadeemia tudeng ja ma olin praktikal keraamikatehases ja tema tegi seal mingisuguseid detaile parasjagu just selle filmi jaoks. Aga praegu me tulime siia just nimelt vaatama seda performance'it loomulikult ja muljed on nagu killukene, nagu oleks olnud võtteplatsil.
ja sellest saab tulemis kaunis keeruline objekt publiku interaktsiooniga, heli, valgusega siia maha me taastame lombid niimoodi nagu filmis see täpselt oli, aga tsiviliseeritud moel niimoodi, et inimesed ka oma konti ei mure. Millal siis saab tulla siia seda monumenti päriselt vaatama? Ma väga loodan, et järgmisel sügisel samal ajal, aga pead ma ei saa anda. Nii et kel Stalkeri vastu huvi, siis täna ja homme veel 2 korral saab kell 8 õhtul siin Rotermannis seda uudistada. Aga veel täna ja homme Kumus teevad elektroonilised nutijänesed ooperit ja Hiiumaal kutsub Tahkuna tuletorn vaatama teatritükki Üks suvepäev. Nii et valige oma lemmik ja veetke nädalavahetus Kultuuriseltsis.